Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tervist, kallid tennissõbrad! 31. märts, neljapäev, räägime tennisest. Palju on juhtunud, palju ootab ees. Meil on külaliseks täna loomulikult Riho Kallus, kes ei ole enam külaline. Tere! Ja Allar Hint, Eesti Tenniseliidu peasekretär. Tere! Mõtlesin, et räägiks suusoojaks, et saaksin külaliselt lahti räägitud jalgpallist, et kuna mäng oli nii tuline ja arutatakse seda asja siin lausa ajalehtede juhtkirja tasemel. See põrandakütte temperatuur Sõrves ääres ühes kodukontoris on nii tuliseks köetud, et mõtlesime, et arutaks siis korra meiegi, et käsi püsti, kes mängu vaatas. Allaril käsi püsti, mina olin koha peal. No teed natukene murelikuks ka, et kui tennises peaks selline väikse mõõnaperiood tulema, siis hakatakse sinu ja Ennu pead nõudma. No, eks keegi peab ju süüdi olema, et eks see nii see elu käib, et eriti vaadates võistkonnaspordialasid ju, kus treener kaotab ja mängijad võidavad, et see treener võib olla mingis kontekstis ükskõik kes nii-öelda ka juhtkonnast päeva lõpuks, aga eks see spordielu ju niimoodi käib, et isiklikult pean ütlema, et väga kahju oli poistest tegelikult ja kahju, et see tulemus niipidi läks, et eks mina saan võib-olla olla nagu hea jalgpallifänn, et ma sinna võin ju emotsiooni sisse panna ja kõike karjuda ja kritiseerida, kui vaja on nii öelda, et eks need tulemused ja mängud on olnud nii ja naa vahest, aga teistpidi ma pean ütlema, et on olnud ka väga, väga ilusaid esitusi sees ja see selline play-offi hetk, kus on elu ja surma peale mäng, et kahju, et see tulemus sedapidi läks. Jah, mina kaldun arvama sedaviisi, et võime ju nõuda ükskõik mis muutusi, aga lõpuks on meil ikkagi 1,3 miljonit elanikku, kellest 100 teenivad jalgpalliga korralikult elatist ja neist võib-olla 20 saabki siis sellisel tasemel mängida, mis annavad sellise rahvusvahelise kogemuse ja enesekindluse, et sellistes play-off mängudes üldse hakkama saada, siis meil ei saa kunagi olema suurt tõusu, on tõusud ja mõõnad. Ja kindlasti, et eks ta on, ma arvan igas spordialas, et nii-öelda võistkonnaspordialas, et on paremaid perioode ja on raskemaid perioode ja ega vaadates ka tennist, ega me olemegi siin ju võttes kas või nii-öelda meestetennise tulnud tõusude langustega oma viimased, ma ei tea, 50 aastat, eks ole, et kui oli kuldsed 60-ndad ja Toomas Leius ja vahepeal väike paus ja siis jällegi Andres Võsand ja siis jällegi paus ja paus selles mõttes, et ei olnud võib-olla sellist säravat tähte ja nüüd Jürgen, kes on ka tänaseks, eks ole, lõpetanud, et meie parim eestlane, eks ole, 1100 vist täna, et see on reaalsus. Räägime individuaalspordist, räägime tennisest. Anett Kontaveidil ka väike mõõn, aga mitte nii suur, et peaks Malta ja San Marinoga ühes alagrupis madistama. Huvi pärast, et selline üleminek oleks sujuv, vaatasin üle, et Malta esireket, kui peaks Maltaga madistama, oleks Helene Pellicano VTA 1016 ja San Marinol VTA edetabelis mängijaid pole, küll aga neil on ATP Challengeri turniir San Marino Open. No näed, sa oled head kodutööd teinud. Jah. Aga Anetti USA turnee kahjuks võib-olla nii hästi ei läinud, kui me ootasime. Üks võit 3 mängust Kristina Kučova üle, Slovakkia tennisist. See oli siis mitu nädalat tagasi Indian Wellsis juba. Teises ringis kaotus Marketa Vondrošovale väga tasavägises kohtumises 7-6 ehk siis 7-5. Kiire lõppmängu tulemus Tšehhitarile ja Miamis kahjuks siis pidi piirduma esimese ringiga. Pidasid ära selle kohtumise, mis neil jäi kunagi Austraalias, mis oli Grampians Tropil jäi pidamata finaalis Ann Lee'ga, Ameerikat esindava
tennisistiga 6-0, 3-6, 6-4, tulemus siis Anli kasuks seekord. Riho, kommenteerisid ka need Aneti-mänge? Kommenteerisin, jah. Mis kokkuvõtteks öelda? No võib-olla kokkuvõtteks võiks öelda, et eelkõige võib-olla minu jaoks jäi kripeldama ikkagi see Indian Wellsi kaotus Marketa Vondrousova vastu, kes muidugi ülivõitluslikult matši lõpus ikkagi selle mängu enda kasuks pööras, aga Anetil oli seal väga palju võimalusi, mida kahjuks ei õnnestunud realiseerida, et kui Miami turniirist rääkida ja kes seda mängu jälgis, siis vaadates, mismoodi see mäng algas ja kuidas Ann Lee seal esimest seti mängis, siis tegelikult minu jaoks isegi positiivne esitlus Anetilt, et vaatamata esimese seti 6-0 kaotusele ja Anett on näidanud kogu aeg, et ta suudab sellist külma pead säilitada ja ilusti suutis selle teise seti ikkagi enda kasuks pöörata ja seal olid lõpus ka päris head võimalused veel, nii et see oli võib-olla selles mõttes mäng, kus vastane mängis lihtsalt paremini sellel päeval, et seal minu arust nagu midagi nii väga kripeldama ei jää ja ei saa kuidagi öelda, et Anett oleks seal halvasti esinenud Miami turniiril, aga jah, see Vondrousova matš võib-olla oli selline õnnetu, et oleks tahtnud ikkagi näha Aneti seal 16 nurgas mängimas. Aga ta mängis hästi siiski. Ei, absoluutselt. Lihtsalt need võimalusi oli nii palju ja mida aeg edasi, seda paremini hakkas ka Marketa mängima, et mängis tegelikult matši lõppu fantastiliselt hästi, et ega väga ebamugav vastane, midagi ei ole öelda. Nii see tennis on täpselt ka üles alla ja teinekord me näeme selliseid täiesti jaburaid skoore, mis mingisugusest momentumist keeravad täiesti, no täpselt nagu oli Kaia Kanepi mäng On Jabbeuriga Miamis, kus Kaial oli kasutada mitmeid murdepalli, et 4-2 minna juhtima ja pikk game, pea 15 minutit mängisid seda game'i ja no põhimõtteliselt peale seda oli teerull ja 6-3, 6-0, et ei üksikuid punkte seal mängisid üksikute punktide peale, et no nii see tennises võib teinekord olla, et samamoodi ju Anett ise On Jabbeuriga viimane kord 4-1 oli üllatavalt lihtsalt väga tugeva vastase vastu. Et juhtub selliseid asju. No statistikast on näha, et need tähtsad punktid mängis Ann Lee selgelt paremini, Anetil 12 murdepalli, millest 2 õnnestus ära kasutada. Pean tunnistama ise seda mängu täispikkuses jälginud, olen neid extended highlights ainult vaadanud, et mis sa ütled murdepallide kohta? Ma nüüd nii täpselt ei mäleta, et üldpilt ikkagi oli minu jaoks, jättis Ann Lee väga hea mulje ja ma usun, et ta on kindlasti mängija, kes on võimeline oluliselt veel tõusma edetabelis ja kõrgemale ja mängib väga head tennist, et veel kord ma ütleks, et seal minu arust nagu väga midagi kripeldama ei jäänud ja tegelikult Anett tuli väga raskest seisust ikkagi välja ja suutis selle mängu lõpuni mängida korralikult, et ma ei näe nagu siin mingit sellist tohutut tonti, et nüüd on mingi mõõn või midagi on halvasti, et korralik esitlus Anetilt. Palju see võis rollil mängida, et ikkagi väga tähtsatele turniiridele ei saanud isiklikel põhjustel Dmitri Tursunov kaasa tulla, et võib-olla ei saanud seda eelmise mängu kaotust võib-olla nii detailselt läbi analüüsida? Jah, mina tean ainult nii palju, Vladimir Ivanov ise mulle ütles, et Dmitri Tursunov oli õnnestunud Ameerika viisat saada, et sellepärast ta läheb nii Miamisse kui Indian Wellsi ja Anetiga kaasa, et noh, see on selline küsimus, mida tõenäoliselt saab küsida ainult Anetilt. Me oleme näinud, kui oluline ja kui palju on Dmitri Tursunov Anetile ikkagi kaasa aidanud ja kui palju ta on ikkagi, kui oluline osa on tal olnud kindlasti, Anett on ise ka seda rõhutanud, et noh, kas nüüd see 1-2 turniiri, kui teda ei ole, et kui palju see nüüd Anetti mõjutab, ei tea, küsimus Anetile, väga raske siis spekuleerida. Aga paar sõna Kaiast juba rääkisime, Kaia statistika siis USAs jäi selline, et 6 mängu, 4 võitu, mõlemal turniiril langes siis 3. ringis ehk 32 parema seas Ons Jabbeurist
juba rääkisime ja Indian Wellsis Harriet Dartile kaotus 6-7, 3-6, aga väga hea võit loomulikult Belinda Bencic'i üle 6-4, 6-3. Neid mänge vaatasid ka kindlasti. Jah, kas me Allar sinuga kommenteerisime ka midagi? Ei olnud seda, ei olnud jah. Aga Kaia puhul jah, võib-olla ühe sõnaga iseloomustada siis Ameerika mäed. Minu jaoks oli täielik üllatus ja noh, ma julgeks isegi öelda võib-olla üks karjääri parimaid mänge, kui Kaia mängis Belinda Bencic'ega ja mis moodi ta seal vist 9-0 olid game'id seal vahepeal, et kuidas ta värsket olümpiavõitjad põhimõtteliselt täiesti kontrollis seda mängu, et see oli fantastiline mäng. Ülikõrge serviprotsendiga, tõrjus väga hästi, astus julgelt väljakusse sisse, kogu aeg mängis väga head tennist, et see oli minu jaoks nagu tohutu üllatus. Ja siis loomulikult see õnnetu negatiivne üllatus oli siis see Ons Jabeur matš, kus see asi läks ikka väga ühte väravasse Ons Jabeurile, et kõike oli Kaia puhul, nii et ma ikkagi paneksin kuidagi Kaiat sinna ühte samasse seltskonda võib-olla meestetennisest Nick Kyrgiose või Aleksander Bublikiga, et on võimelised imeasju tegema, nägime ju Indian Wellsis, kuidas Nick Kyrgios alistas maailma 7. reketab vist Andrei Rublev praegu, no ka praktiliselt nii, et ei anna game'igi ja siis on võimeline kaotama mängu, mille võiks justkui võita, et no ikkagi Kaial on ka see olnud kuidagi kogu karjäär niimoodi ja on selliseid paremaid ja halvemaid päevi, keegi ammustab ta mängu läbi, kellelegi sobib see mäng paremini ja teine ei saa üldse Kaiaga mängida, et nii see tennis on, et ei ole ainult see edetabeli koht, lihtsalt ühel on ühed asjad, teisel on teised asjad ja nii ta võib minna. No see on küll, see tennised läks küll 6-0, aga kui vaadata, kuidas need game'id kulgesid, siis 2 punkti sai Kaia igas game'is välja arvatud ühes ikkagi kätte, et esimeses setis oli palju ühepoolsemaid game'e, aga räägi sellest pikast game'ist. 3-3 peal oli väga palju tasamänge, et kas mingil määral see momentum siis vaimselt? Ei, see oli 3-2 peal ja Ons Jabeuri serv oli, et no see mängu algus oli selline, kus me Michelle Lehtmetsa kommenteerib seda, vaatasime ka, et me nägime, et Ons Jabeur ei olnud veel nii hästi mängu sisse saanud ja tal ei õnnestunud esimene serv, üsna madala protsendiga mängis esimest servi ja me just arutasime, et kui need võimalused antakse sulle, siis need tuleb ära kasutada, sest see ei pruugi niimoodi mängu lõpuni jääda. Ja no seal oli päris, kas 3 või 4 murdepalli oli seal Kaial vist konkreetselt selles game'is, et ja pärast seda Ons Jabeur leidis ennast ja leidis relvad, kuidas Kaia vastu mängida ja Kaia oli püsti hädas seal. Praktiliselt kõige parem variant üldse punkte saada Kaial oli Ons Jabeuri teiselt servilt otse kohe rünnata, midagi teha väga teravat, et sealt kohe initsiatiiv võtta ja mängida kiire punkt. Pikemad pallivahetused tekkisid, siis oli ülikeeruline. Jabeur mängis täiesti veatult ja ta mängib ülihead kaitsemängu, ta suudab kontrat mängida väga hästi ja väga keeruline oli. Et see mängupilt oli väga ühte väravasse peale seda. Miami turniiri finalisti selgitavad siis ühelt poolt Belinda Bencic ja Naomi Osaka, mis iseenesest on juba päris huvitav matš. Teiselt poolt Jessica Pegula ja Iga Swiatek, aga ma arvan, et kõik tahaksid hetkel näha ikkagi Osaka ja Swiateki finaali. Tõenäoliselt nii vast läheb, Riho või? No näed, nüüd me siin olemegi, näeme, kus kohas on Belinda Bencic, kes just siin üks turniir saad esimene ring. Jah, üks turniir saad esimene ring ja Kaia ikkagi võib öelda, et nagu põhimõtteliselt loputas teda ikka korralikult ja nüüd on siin, nii et see näitab jälle seda, mis kõik on võimalik ka meie tüdrukutel, et aga ma kaldun ka arvama, vaadates nagu viimasel ajal, mida Iga Swiatek teeb, et eks ta ikka praeguses seisus on üks kõige suuremaid kandidaate seda naiste tennist valitsema, aga ülipõnev on näha ja ka Miami turniiri vaadates, mismoodi on Naomi Osaka mängid ja kuidas ta suudab ikkagi väga lihtsalt väga tugevaid vastaseid alistada, et võib sinna tagasi ronida väga teravasse tippu peagi. No tegelikult Jessica Pegula, ma vaatan Kihlve kontorites, see koefitsient on seal 5 ehk selge outsider, aga ameeriklannad ja ameeriklased oma kodustel turniiridel
on võimelised kahtlemata üllatama, need väljakud on kuidagi spetsiifilised ja sobivad just ameeriklastele paremini. Ehk ma ei oleks väga üllatunud, kui Swiatek sealt vastu näppe saab. No jah, seal peab arvestama seda tegelikult, et Pegula pääses ikkagi poolfinaali ju tänu loobumisvõidule Paula Badosa vastu, et ega me ei tea, kui see mäng oleks lõpuni normaalselt kulgenud, et kas, kuidas see oleks võinud minna. Aga ikkagi kuldsed sõnad, et mõlemad astuvad väljakule, seis on 0-0 ja sealt hakkab see mäng veerema, et loomulikult minu jaoks see on ka, Swiatek on kindel selline favoriit, kuid kuidas see matš nii-öelda kulgeb ja kes mingid võimalused saab ja kuidas keegi tunneb ja palju kindlasti nii-öelda rahvas ka taga on Pegulal, et need võivad keerata seda mängu üht või teistpidi, Aga mis on huvitav, ma neid kumbagi mängu ei näinud, eks ju, praegu selle sama Ons Jabeur ja Kaia matši kontekstis, eks ju, et Kaia oleks mänginud Daniela Collinsiga, kui oleks võitnud Ons Jabeuri, eks. Daniela Collins tegi 2 setti Ons Jabeurile, 2 ja 4. Aga Osaka tegi Collinsile 1 ja 2. Et see midagi nagu näitab, mis vormis Osaka on ja mis sealt võib tulla, et me räägime tegelikult just värskelt ju Austraalia finaalis mänginud mängijast, see on väga-väga hästi mänginud viimasel ajal. Nii et ma ei imesta, kui Osaka selle turniiri ära ka võidab, võib kõike juhtuda. Aga laseme siia kõlli vahele ja räägime siis eelmisel nädalal kõige enam tennisemaailma rapatunud uudisest. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. No Ashley Barti tennisest lahkumine on minu jaoks see uudis, et huvitav oleks kuulda, kus teie olite sel ajal, kui te saite teada, et Ashley Barti lõpetab karjääri. Mina segasin perele putru ja panin siis Kuku raadio mängima ja Kuku raadio hommikuses programmis õigatisi maha, et Allar, kus sina olid? Ma arvan, ma olin umbes sarnastes toimingutes, aga ma just hakkasin mõtlema, et kus see esimene info kätte jooksiski, et kas Riho jagas seda uudist mingisugusel hetkel, kas see oli hommikul või olnud, ma ei mäleta, aga eks ta on ütleme ootamatu ikkagi ja või siis teistpidi ka öeldes, et ega vaadates siin kogu maailma, siis ei olegi enam mingeid ootamatuid asju, et igasugused ootamatuid asju võib juhtuda siin maailmas, aga ma ei teagi, mis see nagu põhjus nüüd päeva lõpuks on aga vaadates siin seda Osaka case'i siin aegu tagasi ja Azarenka pisaraid väljakutel ja selles mõttes tundub ikkagi, et mis tundub, ega reaalne on see, et teatud pinged on seal olemas ja nii füüsilised kui ka vaimsed, et eks ma arvan, sport mingiks perioodiks loodetavasti on kaotanud väga hea sportlase, et loodame, et võib-olla õnnestub veel näha teda väljakutel, aga mine tea, et ma arvan, et ta on nüüd teistkordselt loobub spordist, esimene kord suhteliselt ikkagi lühiajaliselt. Ma arvan, et see teine kord saab olema pikem. No teisest 2 korrast on vist ainult Kleisters tagasi tulnud. Jah. No ja see tagasitulek oli ka selline, nagu ta oli, et ega sealt. Et eks jah, aga sport on karm ja ma arvan ka naiste spordis eriti, et eks seal on ka ju muid põhjuseid seal juures veel, et mõeldes pere peale ja nende teemade peale, et eks saab näha olema, mis saab. Riho, mis toimingud sul pooleli olid ja mis mõtted esimeses järgus pähe tekkisid? Ma ei mäleta, mis toimingud pooleli olid, aga mul tekkisid kohe sellised kahtepidi emotsioonid, ühtpidi kohe mõtled nii-öelda fännina, et mis mõttes, et sa oled praktiliselt 3 aastat valitsenud naiste tennist ja kuidas nüüd siis nii noorelt, et tennisefännina loomulikult tahaks näha, et sa mängid, aga teistpidi teades kõik, mis temaga juhtunud on, et ta on kõik oma unistused tennises täitnud, võidad Prantsusmaa lahtise, eelmise aasta võitsid Wimbledoni, nüüd võidad koduse Austraalia Openi, mida pole suudetud 44 aastatki teha. Imeline karjäär ja novembrikuus veel kihlumine oma
golfimängijast boyfriendiga, noh, mis on nagu loogiline, et võib-olla on ka siin pereplaanid ja asjad, et on elus muid tähtsamaid asju, et ei saa nagu ilusamat lõppu nagu olla, et mina vastupidi, kui me siin vaatame neid ATP mänge siin kommenteerime ja näeme, siis hästi kurb on just vaadata neid endiseid väga häid tippmängijaid, kas või siin toome siin Wawrinkad või Tsongad või sellised, kes on nagu väga head mängijad olnud ja kes üritavad ja sa kogu aeg hakkad järjest madalamaid turniire mängima, oled seal maailma 200 ja siis oled maailma 300 ja seda on palju kurvem vaadata nagu tegelikult, et ja sa tead, mis mees see on, kus vaatasid ta Grand Slami finaali mängis seal, eks ju, et mängid kuskil ilma tribüünita Challengeri 3. väljakul esimest ringi ja kaotad kuskil, et selles mõttes on kõik tal ju ilus, ega seal midagi pahast ei ole. Kuid siis ootamatu, eks ole? No, muidugi ootamatu, loomulikult. No minu esimene mõte oli see, et nagu pagan just hakkas nagu valitsema ja me just ootasime seda ühte mängijat, kes oleks nii-öelda arvutimängu konteksti panna või lõpuboss, et kellega kõik tahaksid lõpuks kohtuda, aga nüüd me hakkame jälle seda lõpubossi nii-öelda selgitama kuidagi. No eks see naiste tennis on ju ikkagi lahtine olnud, et seal on väga palju erinevaid persoone olnud, kellel on võib-olla nagu võimalus olnud nii-öelda valitsema hakata ja parti edetabelit on kindlasti valitsenud ja on nii-öelda paljudel turniiridel lõpuni välja mänginud, aga teistpidi võib-olla ka palju, kolm Grand Slami, eks, et ütleme, et päris valitseja ta ju olnud ei ole, et seal turniire Grand Slam on võitnud ikkagi mitmed sellised üllatajad, et aga jah, lõpuboss, et minu jaoks lihtsalt et ilma ühegi nii-öelda sellise signaalita sisuliselt ikkagi, et sa lõpetad, et ma ei tea, võib-olla... Aga kas need tema turniiridest loobumised ei olnud väike signaal? Teil tekkinud pähe mõtted, et kuulge, et äkki ta ei viitsi enam? Ma ei tea, ma nüüd küll ei oleks uskunud, et ta sellepärast ei mängi või sellepärast lõpetab, et ta ei viitsi või ei ole seda motivatsiooni, aga ma arvan, et see on jällegi tagantjärgi on nagu, võib-olla kunagi saab nagu kõik põhjuseid ka kuulda ja mis nii-öelda peas toimub ja mis on need tegelikud tunded, et ma tuleks selle alguse juurde tagasi, et Osaka juhtumid ja kus ta ikkagi nii-öelda avalikustab selle, mis tal toimub, et kui raske on ja kui keeruline on teatud hetkedel iseendaga ja ümbritseva maailmaga toime tulla, et ma ei ütle, et partil sama on, aga ma pannes nii-öelda konteksti, et kui sa ikkagi oled 20-25 nädalat mängid või peaksid mängima turniire ja sinna juurde veel treeningud, et see ma arvan, et mängijad täna on viidud ikkagi väga sellise viimase piirini, et mis ühest küljest ei ole nagu igale spordile hea või tervikule kui sellisele hea. No parti on siis andnud 2 sellist pikemat intervjuud, üks oli see sama lahkumise intervjuu 6-minutiline Instagramis ja teine oli, tehti selline VTA, kes soovis, tegelikult oleks ka meil võimalus olnud selles arutelus osaleda, see oli selline virtuaalne 20-minutiline pressikonverents, aga ma jooniksin sealt alla selle esimeses intervjuus öeldu, et ta teab, mis tähendab püsida nii pikalt tipus ja ta tunneb, et füüsiliselt ja vaimselt tal enam ei ole seda, ta ütles drive selle kohta, et indu või kihku seda jätkata, et selle koha pealt ma arvan, et nagu kõigile mõtlemise koht, et kas siis sellepärast meil ei olnudki sellist valitsejat pikka aega ja kas me nüüd sellepärast jälle ootame seda järgmist Serenat? No ma ikkagi võib-olla, mulle nagu jääb kummitama see mõte, et just see drive ja ta teab, mida on vaja selleks, et olla nii kõrgel. Et siis ma tuleks ikkagi jälle selle juurde, et ma arvan, et nad on viidud suht viimase piirini täna. Et see teave ja see nii-öelda füüsilises mõttes ja vaimses mõttes see, kes ma pean olema, et olla maailma esimene või olla näiteks top 10-ski. Ma arvan, et see ei ole veel paljudele nagu nii-öelda pähe kulunud või peas.
ja ma arvan, see on üks asi ka, mida ka Anett peab nii-öelda, et olla läbi aasta kogu aeg omal heal tasemel, et see on veel, kus ta saab nii-öelda grammikese juurde panna just sellises psühholoogilises võtmes, et olla veel seal nii-öelda tugevam ja ma olen ka alati või väga tihti nii-öelda natuke võrrelnud selliseid mängijaid ka mingis mõttes nagu näitlejatega, et vahest sa ei olegi nagu selline nii-öelda karu või lõvi seal, aga oled jänes, aga sa pead ennast mängima selleks lõviks ja et noh, need on ka, ma arvan, selline see piir või see, kus need mängijad toimetavad, on täna päris kõrgel. Ja ma tahtsin siia veel lisada Ashley Bartiga seoses, et muidugi sellest vaatevinklist oli kurb, et mis Austraalias sündima hakkas viimasel hetkel, et kõik igasugused televaatajate rekordid ju püstitati nüüd Austraalia lahtiste ajal. Viimastel aegadel on statistiliselt 30% noori mängijaid on tulnud tennisesse juurde, eriti tüdrukuid oli vist palju juurde tulnud, et nad kõik on nüüd tennises, sellepärast et Ashley Barti on maailma esimene ja siis ütled, et mina loobun, et nagu väike pettumus, et aga okei, et mis siis nüüd meist saab? Aga jah, nii on. Üks asi, mis jäi kõlama, kui ma tegin selle esimese loo, et kuidas siis tennisemaailm reageerib Toomas Kuumaga rääkides, et on kahte sorti mängijad, ühed on sellised, kes ajavadki taga rekordeid, nagu Serena ajas taga oma järjekordsest lämmi, siis järjekordset meestest on neid mehi meil siin 3 tükki, et äkki on rekordid tehtud nii kõvad ette, et ei näe nagu pointi enam püüda. Võimatu. Jah, aga vaata, rääkides nagu rekordidest, vaadake Rafael Nadal, et kas ta püüab rekordit? Ei, ta ei püüa rekordit, talle meeldib tennist mängida, ta on ise seda nii palju öelnud, et kõik räägivad kogu aeg sellest, et kes on GOAT ja kolmekesi võitlevad, et ta ütles, et tegelikult teda ei huvita see, et ta annab endast maksimumi ja talle meeldib mängida nii palju, kui ta saab mängida ja see on kõige tähtsam, et mulle väga tema see seisukoht nagu meeldib. Et ei pea nagu ilmtingimata kogu aeg et vaatama, et mitu korda ma siin olen võitnud, kui palju mul neid asju nüüd on kokku ja nii edasi, et see kõik on, kui see tuleb, see on tore, aga see ei ole eesmärk omaette absoluutselt. No Barti ütles, et Wimbledon oli see nii-öelda trigger, et ta on kõik juba võitnud, millest kunagi unistas. Aga huvitav nagu selles mõttes mõelda, et Austraalian Openit mängides ta ju tegelikult teadis, mis ta tahab edasi teha, et sa lähed väljakule teadmisega, et sa lõpetad karjääri, okei, et võib-olla ta ei teadnud, et ma kohe nüüd märtsis selle teatan, aga selle tunde pealt ikkagi ära võita, et see tekitab veel rohkem kõhklusi juurde. Jaa, ma olen nõus, et kui sul kuklas on kogu aeg see teadmine või on teadmine, et sa lõpetad kohe või sa ei taha tegelikult mängida või sul on üks mure või teine mure, siis on ja päeva lõpuks nagu võita turniir seal, et see on omaette saavutus, omaette selline hetk, et see oligi minu jaoks ei olnud ju tegelikult minu jaoks ei olnud ühtegi signaali, et ta lõpetab või kuskil on mingisugune suur error sees, et eks ikka vigastusi tuleb ja muud sellised probleemid tulevad, aga et see jah, et ta niimoodi paugu pealt, et see oli tõesti, see oleks võinud olla, ma ei tea, ükskõik mis päev, ükskõik mis kuul, ükskõik mis aasta ajal, et kus see tuli, miks see tuli, on pigem nagu selline, või mis teda nagu päeva lõpuks nagu ajas sinna, või ta oskas tõesti nii hästi varjata siis kõik oma tegelikku sellist soovi. Mis te arvate, kas ta jätab hetkel nagu midagi rääkimata ka, et ta on üldiselt jätnud sellise siira mulje, et nii nagu mõtleb, nii ka ütleb, aga me teame, et minevikus tal on olnud, ma ei tea, näiteks depressiooniga probleeme, et võib-olla siis lihtsalt, ma tean, et depressioonis inimene kaldub oma selle kõige suurema stressiallika lihtsalt kõrvale heitma ja siis ta tuleb sellest august nii-öelda välja, et võib-olla mingid vaimsed probleemid on seal ikkagi veel taga. Me jätame kõik alati midagi rääkimata. Ma arvan küll, et ega ma arvan, ükski inimene või ükski sportlane ennast tänasel päeval, eriti kui sa nagu teatad, et sa lõpetad,
ei ava ennast võib-olla 100%, et eks sa leiad rahvale välja öelduks ka põhjuse, mis ongi reaalne põhjus ka, aga no mõtleme, ma arvan, et selles sellises üksiku indie mängus on väga-väga palju nii-öelda jäämäge seal allpool, et mis kuskil midagi juhtub või keegi on teinud, öelnud ja mis tunnetega sa selle pealt oled tulnud, et see on, ma olen 100% kindel selles. Kas see võib mingi laviini käivitada? Nägime, et Osaka avaldused, mis puudutasid meediat ja meediakäitumist sportlastega, need ju käivitasid ikkagi omamoodi laviini, et ega mingit lõpetamist ja laviini nüüd karta ei ole. Ei, seda mitte, seal on, ma seda ei usu, et küsimus on võib-olla selles, kui pikk on selline optimaalne profi nii-öelda karjäär sul, et me kõik eeldame, et see on 37. Ja absoluutselt jah, et täna me vaatame siin Serenat, eks ole, ja vaatame või meestes mängijaid, kes ongi nii-öelda väga, väga kõrge eani nii-öelda seal üleval, aga ja on võib-olla viinud nagu selle statistilise keskmise ka ülespoole, aga võib-olla ikkagi see ei ole päris reaalne, et kõik sellega toime ei tule ja täna lõpetada profisport sellises 25, 6, 7 vanus ongi väga, väga okei. Et see on võib-olla pigem see, et ma arvan, et ühe mängija loobumine täna pigem tekitab võib-olla kerget sellist tugevat soovi veel rohkem mängida teistel, et näha on üks konkurent on kõrvalt ära kukkunud. Uus esireket järgmisest nädalast on Iga Swiatek. No ma usun, et Swiatek päris niimoodi ei tahtnud tõusta esireketiks. Noh, jah. Aga tuleb vastu võtta. Ei, mis tal teha on, et ma ei usu, et tema on see, kes nüüd järgmisena loobub, et ta ei taha olla esireket. Aga ma arvan, et on selle igati ära teeninud, et see tennis, mida ta mängib, see on sellise komeedina tõusis Roland Garros võitjana naiste tipptennisesse ja et ta on suutnud püsida ja veelgi tegelikult oma mängutaset ju tõsta ikkagi, et see on jällegi mul ei ole kunagi olnud usku sellistesse ühekordsetesse võitudesse või nii-öelda altpoolt tulijatesse, et alati see võit nagu midagi muudab, et mis on ka näidanud siin nii Andrescu ja Ostapenko näol ja kõik on mingisuguse muutuse läbi elada, aga see tüdruk on ainult saanud sellest indu juurde ja tuult tiibadesse, et ma arvan, et ta on väga, väga nii-öelda õige mängija praegu võtma seda esireketi tiitlit või esireketi kohta enda kätte. No siin on avaldatud arvamust, et see aasta hakkabki see esireketi koht nii-öelda käes kätte ikkagi käima, et okei, kui ta võidab nüüd selle Miami ära, siis ma vaatan, et tal on jooksvas edetabelis selline 1700 punktine puhver, aga siin on jällegi Liiva turniiril ka VTA 1000 ja French Open kui otse tulemus, et vabalt võib olla ka Krejtšikova või Badosa ülejärgmine esireket. Miks mitte Anett? Ja miks mitte Anett, jah. Et tegelikult küll, et aga see on ju selles suhtes jällegi nii-öelda matemaatiline, statistiline jada seal, kus sa punkte kogud ja kes õnnestub ja kes ei õnnestu ja võrreldes nii-öelda eelmise aastaga ja kõik see kokku, et nii ta on, et ega nädala 2 või 3 pärast võib-olla on keegi uus seal ees aga fakt on see, et nad ikkagi kogu see sats, kes seal ees on ja kaasa arvatud ka Anett võitlevad nii-öelda, ütleme, Grand Slami võitude ja läbi selle enda punktide teenimise nimel ja kui nad punktid ja Grand Slami võidud toovad sulle maailma esireketi tiitli, siis ma arvan, et see on kõik boonuseks. No ja mäletatavasti alles ju mõned nädalad tagasi, kui Anett mängis siin Swiatekiga Doha turniiri finaali, ju Anett oli alles Swiatekist eespool, nii et need kohad on siin väga kiiresti ja tihedalt vahetunud, aga üks nüanss, mis on veel mängija jaoks kindlasti väga
ja me oleme näinud seda ajaloos, mis on ülikeeruline see hetk, kui sa maailma esireketiks tõused, et see on vaja ka endale nagu selgeks teha, ühtepidi okei, sa oled maailma esireket, sa pead sellega nagu leppima, teistpidi sa pead sellega suutma unustada ja sa pead järgmist turniiri mängima hakata, et minna kõrgeima paigutusena turniire mängima, ega see, kui sul on uus emotsioon, uus kogemus, siis see võib sul omamoodi jällegi nagu kaardid vastupidi mängida teiste vastu, et see on, sellega peab ka hakkama saama ja me oleme näinud küll neid maailma esireketeid, kes ei saa sellega hakkama sel hetkel, kui nad just esimeseks tõusevad, nii et ei tea, kuidas Swiatekile see mõjub, et see võib nii ja naa olla. See on jah, et me teadsin just üleeile alles kontoris, küll muus kontekstis, aga sportlastest rääkisime ja tegelikult see oskus unustada ära see, mis oli, mis see eilne päev oli ja vaadata ainult ette ja minna sealt edasi. See on mõne mängija või mõne sportlase puhul nagu unikaalne. Aga tegelikult see ongi see, mida me peame nii-öelda ka noortele ja samamoodi ka need tippsportlased, kui ma ennem tõin siin näite kas või Andreskust ja Ostapenkost, kus sa pead selle päeva ära unustama, kui sa võitsid, sest homme on uus päev ja uued turniirid ja sa pead olema kogu aeg nagu valmis järjest rohkem ja rohkem nii-öelda olema seal mentaalselt ja panustama, ja tennis on emotsionaalne mäng ja lisaks sellele veel seal emotsioonid seal juures on ju, turniirivõidud, maailma esireketid, kõik muud asjad, millega sa pead tulema toime lihtsalt. Enne kui me lähme meeste maailma tennise uudiste juurde, siis naiste tennisest Indian Wellsis ikkagi oli üks selline vahejuhtum, mis ületas uudisekünnise päris mitmes maailmajaos, et see Naomi Osaka juhtum, et tribüünilt hüüti, et kuidas see viisakas eesti keelde oleks. Et sa ei oska mängida või just sakk, öeldi talle, et ja siis sealt rohkem ei suutnudki Naomi edasi mängida, et kui Eesti meistrivõistlustel keegi karjuks mõnel mängijal, et just saks, siis kas Allar läheksid ja viskaksid minema selle inimese tribüünilt? Jah, tõenäoliselt küll, et ma siis eeldaks, et ta on ka võib-olla meie sponsortooteid nautinud. Me oleme Allariga visanud inimesi tribüünilt minema ajaloo jooksul, nii et seda on ette tulnud. Mis põhjustel? No erinevatel põhjustel liigne alkoholi tarbimine ja võib-olla valel ajal vales kohas ütlemine, et see on mõistetav, et sa võid segada mängijad, et me oleme viinud neid nii turvameestega ära kui ka rahulikult nii-öelda seletanud, et nüüd on aeg minna. Seda on juhtunud. Aga jah, ja jällegi tegelikult need samad olukorrad või kuidas sa toime tuled sellega ja millise piirini sa nii-öelda viidud oled, et nende asjadega mitte toime tulla, et siin sa tahtsid meestetenniseni jõuda, kas mitte Kirgios ei olnud suht sarnases olukorras, nii-öelda vestluses publikuga ja sai ka oma hoiatused sealt kätte, et küll seal oli siis teistpidi, et ega Kirgiost nagu väga ei mõjuta võib-olla see, mis publiku seest tuleb, aga alati see diskussioon viib nagu selliste väga huvitavate lahendusteni. No siin on ikkagi, see on jällegi, see on üks osa mängust, see on see osa, mida sina mõjutada ei saa. Toon paralleeli, näiteks mäletame ju oli siin kunagi üks purjus proua, kes näitas Nadalile keskmist näppu, eks ju. Ja ma mäletan, kuidas Nadal naeris selle peale ja mängis edasi. Ja tuues paralleeli näiteks siin ka Austraalia Openi finaaliga, kui oli siin paar sellist momenti, kus mõned võib-olla ka natuke liialt alkoholi tarvitanud inimesed segasid Danil Medvedevit oma servigeimidel ja sa keerad kogu publiku enda vastu, et see on üks osa mängust, sa pead sellega hakkama saama, et sa ei saa öelda pärast seda, et kõik publik on mu vastu ja see on täpselt samamoodi, et kuidas sa reageerid sellele ja kui sa seda muuta ei saa, sa pead sellega leppima ja sa pead edasi mängima, et see näitab su tugevust ega samamoodi, et ega midagi teha ei ole. Situatsioon on küll halb, aga sina pead olema kogu aeg kohal järgmises momendis jälle ja läinud ühest kõrvast sisse, teisest välja, sa pead suutma nii, siis sa oled tennisist, aga nii ta ongi. Jah, võib-olla jällegi nagu spordi eripära ka, et see keskendumine, mis sul olema peab selle jaoks, et su sooritus oleks maksimaalne, peabki olema tõesti väga-väga hea. Et kui sa tabad palli 2 millimeetrit vales suunas, siis platsi peal tähendab tulemusena nii-öelda 2 meetrit kuskil ühes või teises valele poole minekul, et
et selles mõttes need mängijad peavadki olema hästi-hästi keskendunud ja kõik need nii-öelda ütleme siis segavad objektid on keeruline nende jaoks, ja mis siin ju tegelikult ju mõni aasta tagasi samad teemad nii-öelda on räägitud tennises ju, et ma ei tea, et tennis hästi vaikne ja publik ei tohi liigutada ja mõeldes võib-olla US Openi publiku peale, kes seal küll ülemistel korrustel polegi kunagi vaikust seal. Polegi kunagi vaikust, sööb hot dogi ja Davis Cupi matšid kuskil Lõuna-Ameerikas. No täpselt. Jaa, aga ütleme, punkti ajal on ikkagi pigem on vaikus. Ja kas mitte ka Next Genil oli üks aasta, kus nad nii-öelda publikul oli vaba käik kogu aeg, et ei olnud mingisugust hetke, kus uksed kinni kunagi oleks, et eks tegelikkus jällegi, et tennist natuke nagu publiku jaoks ka veel rohkem atraktiivsemaks teha ja kuidagi nagu selliseks nagu lõdvemaks mingis mõttes, et eks neid asju on proovitud, aga ma jällegi tuleks ikkagi selle mängu spetsiifika juurde ka, et see on keeruline tegelikult, et kui sind segatakse publikus, siis eriti, ma ei tea, tasa 40 peal teine serv, et jällegi, mine proovi edasi mängida. Nojah, kes just jagab neid momentumeid ja tennise see niivõrd unikaalne ja skoorisüsteem, mida mitte kuskil maailma spordis ei ole, mis tennises on, mis loob selle võimaluse, et täpselt nagu me just nii palju rääkinud sellest, et võidad rohkem punkte, vahet ei ole, sa võidad kõike rohkem võita, aga ikka matši kaotada, et need momentumid, et kes oskab õigel hetkel selle nupule vajutada, siis see võib väga, väga suurt rolli mängida selle mängu. Davis Cupil õigel ajal teisel servil jalaviga võtta. No täpselt, võib väga valus olla. Väga valus olla, jah. Okei, lähme meeste tennisi juurde. Fikseerime ära, kus hetkel meeste turniiriga Miamis ollakse. Veerandfinaalides on pidamata jäänud kohtumised Medvedevi ja Hurkaczi vahel ja Alcaraz, kes jõudis ka Indian Wellsil poolfinaali, peab siis veerandfinaali serblase Kecmanovičiga, kes muide ka Indian Wellsis jõudis veerandfinaali, nii et Serbiast järjekordne talent tulemas. Välja langenud Jannik Sinner, Aleksander Zverev ja poolfinaalis mängib selline mees nagu Cerundulo, mis ta eesnimi nüüd oli? Francisco. Argentiinast, maailma seal teise saja alguses, aga peaks ta järgmisel turniiri nüüd äkki mitte turniiri võitma, vaid ta tõusebki 51. reketiks, ma vaatasin esmaspäevast. Ma tahtsin ühe loo rääkida siia kohe sellest Cerundolost, et minule need nimed esimest korda kõlasid eelmisel aastal, kui Albert Ramos Vinojas läks mängima Argentiinasse 2 ATP 250 turniiri esimese paigutusena ja kaotas kellelegi Cerundolole, kes oli täiesti tundmatu nimi, maailma 300 reket ja küll pole hullu, läheb järgmist turniiri mängima. Mängib finaalis kellegi Cerundolo vastu ja kaotab jälle, aga need olid 2 erinevat venda. Ja siis ma sain teada, et on 2 sellist argentiinlast, kes ei olnudki praktiliselt kuskil veel tuuri peal käinud, mänginud ainult Argentiinas Challenger turniire ja said wildcardid ATP turniiridele. Nii et kes nüüd seda meest on näinud, mismoodi see mees eest käega palli lööb, ei ole üldse mingi liivamängija, vaid mängib ülivõimast tennist, et on väga huvitavad mängumehed, mõlemad 2 venda. Ja Vikipeedias on ära toonud isegi fakt Cerundulo vendade kohta, et esimesed vennad, kes jõudnud 2 järjestikusel turniiril, siis erinevad vennad ATP tuuril finaali alates 2007. aastast, kui seda tegid viimati, mis vennad? Misha ja Sasha. Misha, ja võt, ma poleks isegi ära pakkunud praegu seda. Jah. Ma mõtlesin, et McEnroe ei saa olla vist, et see on natuke liiga kauge minevik. Et põnev näha, mis sellest mehest saab. Aga meeste tennises mul on niisugune tunne, et kõige suurem jututeema on hetkel nii-öelda platsil, kuidas härrasmehed käituma peaksid ja kui palju selle eest trahvi võiks või peaks väänama või kas üldse trahvist piisab, sest ühel turniiril siin üks peksab puki kohtuniku tooli, teisel turniiril visatakse jälle hooletult reket kuhugi. Brooksby oli see mees, Jenson Brooksby, kes viimati tabas siis pallipoissi või seda joonekohtuniku vist tabas. Või oli pallipoissi joonekohtunik, vaat ei ole väga. Haiget seal väga ei saadud, aga on küsitud, et
et kui palju haiget peab keegi saama, et turniirilt välja saada visatud? No minu arust on küll, kui vaadata nende nii-öelda neid reeglite käsitlemiseid ja trahvide tegemisi ja hoiatuste tegemisi, siis kui me vaatame aastaid tagasi, oli selliseid kohti, kus pukikohtunik võis olla vait ja ei ütlenud midagi. Siis täna tundub küll, et on väga üheselt ja konkreetselt antakse hoiatusi, antakse punktihoiatusi, vahet ei ole, et minu arust selle koha pealt on pigem nagu läinud konkreetsemaks tennises, et ma ei tea, kuidas sina, Allar, arvad, aga eks kindlasti ma arvan, kohe tuleb meelde, eks ole, Djokovic'i case US Openil, oli ka, ma arvan, et see oli ikkagi nagu selles mõttes nagu tugev löök, võrreldes võib-olla mingite teiste juhtumitega, aga minu teada ikkagi, kui see pall või reket lendab kas siis pallipoisile või joonekohtunikule või siis nii-öelda meelega publikule pihta, see on automaatne diskvalifitseerimine, et seal ei tohiks väga palju juttu olla. Kahetisi variante nagu väga ei ole näinud küll. Ja ongi, neid case on ju selliseid erinevaid, et kus ongi kogemata võib-olla, ta on nii-öelda meelega reketit visanud, aga mitte ei ole siis suund olnud kellegi isiku pihta, aga see on jõudnud lõpuks sinna ja võib-olla ei olegi nii palju haiget saadud, aga pigem, et see on kontrollimatu tegevus olnud ja mängi on selle tegevuse tagajärjel ikkagi maha võetud, et aga eks ju neid avantüriste seal tuuri peal mõned on, et ma arvan, et see on asi, mida ongi nii-öelda kohtunikud või kogu organisatsioonid peavad jälgima ja ühtset joont hoidma, et muidu ta läheb lihtsalt käest ära, et siin on jällegi, ma ei tea, Tsitsipase tualetis käimine, eks ole, et kui ühele lubatakse üks pikk aeg ja teine käib seal ära 4 korda väiksema või lühema ajaga, et see ei ole võrdne. No nüüd see reegel võeti ka kasutusele ja see on ka konkreetsemaks läinud, aga mis minu jaoks on ka nagu võib-olla, mida ma nagu varasematest aegadest ei mäleta, kas see sama asi, mis me rääkisime siin publiku osas, et Austraalias me nägime ka selgelt, et pukikohtunikul on õigus öelda, et see härra palun lahku tribüünilt ja tuleb turvamees ja viib selle minema, selle pealtvaate, et vanasti ma ei mäleta selliseid asju, et kogu aeg küll paluti, et silence please ja ärge punkti all segage, aga et keegi oleks nüüd nii konkreetselt teinud, aga nüüd on juba, minu arust see on ka väga mõistlik, et kui ikka näed, et inimene korduvalt segab ja käitub halvasti, siis need reeglid on ikkagi läinud karmimaks ja suhteliselt üheselt mõistetavamad, et jah, eks ju reeglid ka kas siis kehtestatakse või tehakse ju reegleid ikkagi väga palju mingite juhtumiste või kogemuste pealt, et ja ütleme ka siis, kuidas neid käsitletakse või kuidas nendega nii-öelda käitutakse ja praktiseeritakse, et kui jällegi kui see tualetis käimine on saanud probleemiks, siis tuleb midagi muuta. Kui nii-öelda reketi loopimine on probleem, siis tuleb midagi kas muuta või karmistada. Aga reketi loopimisest 15 000, kas see hoiab järgmise reketi loopimise ära? Kirgiasel tõenäoliselt mitte. Aga ma arvan, et mitte reketi loopimine kui selline ise, vaid pigem just selline kontrollimatu tegevus, et kui sa ikkagi nii-öelda selja taha paned lataki selle reketi lendu, siis teadmata, kuhu see reket maandub, siis see on, ma arvan, et see on väga, väga üheselt mõistetav, et see ongi 15 000 või mis iganes 1000 ja diskvalifitseerimine. Jah, no sellest mõttes väga halbu, ma mäletan, üks väga halb näide sa mäletad ise, mängis Saaremaa Openi finaali rootslane Patrick Rosenholm, lõpetas niimoodi karjääri, mängis Challenger turniiri ja lihtsalt vajutas reketi täie rauaga vastu tagumist fooni, aga fooni taga oli inimene ja hambad suust väljas ja ikka väga suur trauma ja pärast seda lõpetaski tennisekarjääri ära lihtsalt halbade asjade kokkusattumusega, sul võivad juhtuda sellised asjad, täpselt nagu see Novak Djokovic'i case oli, et ega sa ei tahtnudki kellelegi meelega halba teha, aga sa ei kontrolli oma emotsiooni ja läks pahasti. Et see on üheselt mõistetav asi, aga seal midagi teha ei ole. Aga äkki meestel siin peaks nagu äkki soolise diskrimineerimisega natukene asjale lähenema, et meestele võikski olla karmimad reeglid, sest Eurosport tõi välja päris värvikad numbrid aastal 1998 kuni 2018 anti välja 646 nii-öelda karistust kohtuniku poolt, millest siis vaid 99 olid naised.
Nendest omakorda siis verbaalne ropendamine 344, 140 meeste kasuks. Unsportsmanlike conduct 287, 67. Verbal abuse 62, see on siis kellegi solvamine ilmselt, 62, 16. Statistika ei valeta. noh, mis seal teha, et oleme natukene keevalisemad. Jah, aga mis ma oskan räägi nüüd Allale sina sellest võrdõiguslikkusest täpselt. Mul tuleb selle jutu peale kohe meelde, et siin alles üks tennisist võttis sõna, et kui mehed mängiksid 3 parem, siis mina oleksin juba võitnud Grand Slami. Et täpselt selline samasugune teema. Kas siin Tsitsipas ei soovitanud mängida 5 parem? See oligi see Tsitsipas, kes soovitas naistel 5 parem, ütles, et tema oleks juba võitnud Grand Slami. No see on, ütleme nii, et piinlik avaldus mõnes mõttes mängija poolt, et siis sa ei oleks võib-olla võitnud need kaotas, et kunagi ei tea, mis oleks olnud. Serena Williams tegelikult arvab, et oleks tema teinud selliseid asju, nagu kes reketiga peksis seal Zverev, siis tema oleks juba vangis. No jah, aga ei, selles mõttes on, nagu ütlesin, statistika ei valeta ja tegelikult kui sa teed ka telepildi lahti, siis ikkagi ju mehed lärmavad seal väljakul oluliselt rohkem kui naised, et see on selge. Ja ütleme, et meestega on oluliselt rohkem probleeme, et olles ka ise kohtunik olnud, siis minnes meestemängu pukki lugema versus naistemäng, siis naistemäng on ikkagi selline puhkepäev, et meestel võib juhtuda väga palju erinevaid asju väljaku peal, et üks juba kiirust on teised ja teine selline teistsugune, ma ei tea, mingisugune matšalik võitlus või selline üksteisele ära tegemine on seal ka sees, et nii ta, ma ei tea, võib-olla olemegi nii loodud siis. Mul tuli kohe üks case meelde, Allar, sinuga seoses. Sa nüüd pead seda rääkima. Jaa, ma mõtlesin, et ma pean selle keetrisse ära rääkima, et kunagi olid sa pukis ja üks keevavereline hispaanlane ütles, et üks pall oli sees, mille sina lugesid auti ja siis ta tegi sellest pildi ja saatis ITF-i. Kas see vastus on tulnud sealt ITF-ist, tead sa? Ei, siiamaani ootame. Ma arvan, et see tuleb faksiga. Et sa oled ikka endiselt vabaduses ja ei ole nagu... Aga tuleme natukene kodule lähemale ka. Meil on ees ootamas ikkagi Billie Jean King Cup 11-16 aprill Antaalias Türgis. Meile naiskonda kuuluvad Jelena Malõgina, Maria-Lotta Kaul, Mailen Nuudi ja Katriin Saar. Allar, kas Aneti loobumine Billie Jean King Cupist tuli liidule halva üllatusena? Tuli üldse ootamatult? Alustame nii. Ei no sellest sai räägitud ja halva üllatusena, et eks alati ju tahad parima võistkonna igale poole välja panna ja võtta nagu maksimum sealt, mis võimalused sul antakse, aga ma tuleksin siia võib-olla ka see sama ikkagi natukene võib-olla mõeldes või vaadates ta Aneti poole pealt, siis tõesti kalender on tihe ja natukene ka tuues kogu seda protsessi või nii-öelda süsteemi, mis seal Billie Jean King Cupil on esimeses grupis nagu tehtud, siis just see nädal on tehtud mängijatele nagu hullumeelseks. Et on üks 5. alagrupp ja üks 6. alagrupp. Ehk siis maksimaalselt 6 mängu, nii-öelda 6 kohtumist. See on ikka üle mõistuse palju. See on üle mõistuse palju, et eriti kui mõelda, kui ongi riigid, kellel on 1-2 mängijat, kelle peale see koormus langeb, et ma arvan, et see on koht, mida ITF peab ikka väga tõsiselt hakkama kaaluma, et kuidas see süsteem oleks natuke nagu mängijasõbralikum ka, et ta oleks selline paremini mängijaid ka kaasa haarav, et see on ka üks punkt, mida kindlasti siinkohal tasub nagu mõelda neil. No enne kui nendest alagruppidest räägime, siis oled sa laias laastus nõus Dimitris Tursunoviga, et Aneti Grand Slami võit oleks Eestile palju suurem reklaam kui Fed Cupis edasipääsemine?
ma ei tea, kuidas seda nüüd mõõta, aga kui mul oleks valida, kas Anett võidab Grand Slami või tuleb mängib nii-öelda endist Fed Cupi, siis ma valiks ka Grand Slami, jah. Aga noh, teistpidi jällegi, need on kaks erinevat sellist, ma ei tea, võib-olla nagu staatust ka tennises ja kaks erinevat turniiri ja kaks erinevat, väga erinevat tegelikult nagu sellist arusaama selle spordi juures, et üks on ikkagi võistkonnavõistlus ja teine on individuaalne võistlus ja noh, ma arvan, et see on jällegi selline suurem filosoofiline teema, et mis hakkab ülevalt poolt peale WTA, ATP, nii-öelda Davis Cupi ja Billie Jean King Cupi ja Grand Slamide ja siis nii-öelda tuuriga, et ma arvan, et seal ei ole täna head balanssi. Nagu me siin ennem rääkisime ka, eks ole, ju kogu sellest pingest või nõudmistest mängijatele, siis need nõudmised mängijatele on kasvanud ja on suuremad ja see pinge on nagu kordades suurem seal võib-olla, kui ta oli 10 või 20 aastat tagasi, et juba see konkurents on nii palju tihedam, et siin on väga palju aspekte, mida tegelikult mõelda ja kahjuks on see, et mängijad kuskilt loobuvad või kuskilt nii-öelda annavad ära, et kuskil teises kohas olla edukad jälle. Aga räägime meie naiskonnast. Palju sa tead, mis seisus naiskonna liikmeid on? Me vaatame, et Malõgina mängis viimati märtsi alguses Nursultanis, Mailen on saanud siin märtsi lõpupoole isegi Palmanova, ma eeldan, et see on Hispaania, mängida ja jõudis seal isegi teise ringi. Maria Lotta Kaul on ka märtsi keskel käinud Prantsusmaal, Katriin Saar veebruaris Monastiris, et kõigepealt Malõginast. No kõigepealt võib välja öelda selle, et Maria Lotta Kaul ei ole tiimis, et ta on välja vahetatud, see ei ole ametlikult veel seal kirjas, aga Anett Angeelika Koskeliga. Et Lotal oli käevigastus ja ta ei ole sellest paranenud. Aga Malõgina puhul jällegi vaadates viimast perioodi, siis ta on mänginud rohkem 25 000, ehk ta on nii-öelda taseme poolest on teinud sammu edasi. Isegi 60-seid. Ja isegi 60-seid, et see samm edasi on tema jaoks olnud ühes küljest puhtalt see, et sa nii-öelda edetabeli mõistis ja pääsed turniiridel, aga ta on ka ikkagi, ma ütleks, et edukas olnud nendel turniiridel, et küll mitte võitnud. Üks veerandfinaalil Inglismaal oli jaanuaris. Aga ikkagi, poolfinaalis, kui sa ringi 2 või 3 võidad, siis sa ikkagi enamjaolt kuulud sinna seltskonda ja nüüd on küsimus selles, et kuidas sa hoiad ennast seal ja kuidas sa suudad ka veel sammu juurde panna. Et Jelenat on nagu huvitav ja tore jälgida ja kui mis ka Anett on saanud võib-olla aastaid tagasi, kui ta oli noorem ja alustas nii-öelda tuuri peal alles, et tegelikult sai ta just nendel Fed Cupidel sai väga häid mänge väga heade mängijate vastu, kellega ta tuuri peal tegelikult ei olnud tal võimalik kohtuda, et Tamara Pašek tuleb meelde, keda ta võitis ja sellised top 100 mängijad, kellega tal oli seal võimalik mängida ja täna on Malõgina selle täpselt sama koha peal, kus tal tegelikult on võimalus mängida võib-olla nii mõnegi vastasega, kellel on temast edetabelis nii-öelda tugevam või edetabel tugevam ja saab ennast proovile panna ja natukene teine olukord ka, kus sul on ka treener või kapten väljaku peal ja see annab sellised tegelikult arengu mõttes ka päris head võimalused. Ja Maileni osas ka hea meel, et ta on mänge võitnud, jõudnud põhiturniirile, ka seal saanud nagu võidumaitset tunda, et see on alati tähtis mängijale, annab sellist lisamotivatsiooni ja annab nagu lisa sellist kikki juurde, et ikkagi õnnestumisi on ka sisse tulnud, et mis on väga-väga tähtis. Me teame, et Malõgina treenib Ivanoviga, Maileni treeneritest
tal on Ei tea midagi. Hollandi treener ja ta treenibki Hollandis nii-öelda püsivalt, et kui ma nüüd selle nime pean välja ütlema, siis ma jään vist käeldusega etta. Okei, ja Koskel, ma saan aru, ta on ju väga hea paarismängija, et Jaa, võib-olla ütleme nii Vähemalt Koskel Eesti tasemel. tuleb ju ka just esimene aasta nüüd täiskasvanute hulgas või on teine, nüüd ma ei eksiks. Aga ikkagi nii-öelda noor mängija, kes on noorteklassist välja tulnud ja üritab 15 000-stel läbi murda ja ma arvan, et see on tema jaoks nagu hea selline kogemus pigem, et olla sellises tiimiüritusel koos ja näha ka tegelikult oluliselt tugevamaid mängijaid või tugevama edetabeliga mängijaid, kui ta ise on ja eks Katriini puhul tegelikult sama, et ta on siin ka ju nii palju nii vigastuste kui muude muredega maadelnud, et selles suhtes kui tal on see motivatsioon edasi teha ja tugevalt ikkagi ennast enda nii-öelda soove ellu viia ka tenniseväljakul, siis jällegi, et see on kindlasti sellised nädalad võistkonnana koos annavad sulle sellise väikese sutsaka edasi ja omaette motivatsiooni, et mis kannaks sind, et loodame, et tulemus tuleb ka, et ega see võid ju, nagu ma siin Riho ka, eks ole, võid rohkem punkte võita, võid väga hästi mängida, kuid kui sa päeva lõpuks mängu ei võida ja niimoodi nädalast nädalasse, siis ei ole sellel tegelikult ju nii-öelda profi mõistes tolku, aga võidusõit või võidusõit, jah. Maileen ja Katriin ilmselt jagavad selle teise numbri koha meile No tõenäoliselt küll, jah. Rääkides siis alagruppidest, meie saime selle 5 alagrupi lihtsama. Serbia, Ungari, Türgi, Taani. Palju me teame, kes vastastest tulemus on? Serbial Ana Ivanović ja Taanil Karoliine Wozniacki tulevad. Mis aastas sa elad? Ma isegi, seal peab nimed korra lahti võtma, kes seal nüüd on ja kes seal ei ole ja... Aga te pole ülesandmist lehti näinud? Mul ei ole, ta on olemas. Ta on olemas. Et fakt on see, et väga paljud nii-öelda riikide esinumbrid ikkagi ei tule. Et see on... Clara Tauson näiteks, et ei ole võistkonnas, jah. Et eks see annab mingit sellist, või natuke nagu võrdsustab seda antud olukorda, kuid... Türgil oli ju ka esisaja mängija üks, mul tule nimi kohe meelde. Pujuka Kakšai. Jah. Väga hästi hääl. Ma pidin seda nime ütlema 3 tundi Soomes kunagi ühel turniiril, et... Pukis olid, jah? Yeah. Siis jää meelde. Ja. Aga tema tuleb ei tule? Tema on. Tema on minu teada küll, jah. Ja kes meil täna üldse Serbia esinumber on? Hea küsimus, eks? Väga hea küsimus. Kas Krunic ei või olla? Võib. Igatahes, aga neil on ju ka teised kolmandad numbrid üsna... 118. Kes? Krunic. Pole ka top 100-s. Aga neid... Stojanović on ka praktiliselt kohe järgi 119. Tiime võib ju nagunii muuta ka veel, eks? Jah. Meie tiim, ma saan aru, on juba Türgis. Meie tiim on Türgis, jah. Mängivad nüüd siis nädalavahetusel on kvalifikatsiooniturniir ja järgmine nädal on põhiturniir, on 15 000 samas klubis, kus on see Billie Jean King Cup. Süsteem on siis selline, et 3 naiskonda saavad edasi ja 2 langevad otse teise grupis, jah? Jah. No teil on mudaliigani veel minna, et teine grupp on vahel, 3. grupp on see kõige nõrgem. No me oleme esimeses grupis alles. Me oleme alles esimeses. Aga selge siis, rohkem teemasid hingel südamel Eesti maailma tennises. Nojah, eks mis siin ikka Fed Cupist rääkides me juba rääkisime ära, lihtsalt eks see kurb tõsiasi on ja kui me Anetist ka rääkisime, et kui sa top 10 oled, sa pead ikkagi arvestama, nagu Allar ütles, et sa mängid ennast selle nädalaga ikka üsna
puruks ja päris palju, et see tähendab sul tuurilt miinimum 2 nädalat, võib-olla isegi 3 nädalat äraolekut ja noh, eks võib-olla Aneti peas on ka mõtted, et püsima jäämine on nagu reaalne ja kui ta mängib seal ilma Kaiata, nii et noh, nii ta on, et võib-olla kui ühel hetkel oleks mõlemad tüdrukud olemas, siis me võiksime ju mängida ükskõik kus, aga paraku see on reaalsus. Kas meil on mingi lootus neid mänge otsega näha või? Nii-öelda broadcasteri all on kirjas veel DBC, et to be confirmed, aga mis see nüüd täpselt tähendab, minul info puudub täna, jah. Kurb. Ja ma tahaks öelda lihtsalt, sa räägid meeste tennisest kui sellisest ainult reketi loopimisest, eks, aga Taylor Fritz võitis Indian Wellsi. Jah, täpselt. Nadali finaalis. Ja kõige kummalisem oli see, kes jälgis seda matši, siis praktiliselt 2 tundi enne seda mees ei saanud kõndida. Tegi soojendust, sai 2 palli lüüa ja siis jalg oli nii valus, et ta ei saanud kõndida. Ja imet suudeti teha, tuli väljakul, oli selline tunne, et no millal ta nüüd käe ära surub, aga mäng hakkas pihta ja vaatasid mingi hetk, et Nadal läheb hoopis kätt ära suruma, sest Nadalil oli see rindkirja vigastus midagi, et väga tõsine. Rääkides veel sellest matšist, eks ju, et ma siin oleks julgenud vahele panna, et kui see vigastus oleks suutnud Nadal seda vigastust vältida, siis peale liivahooaja lõppu väga suure tõenäosusega ma oleks pakkunud, et see mees on maailma esireket. Ja kui me käisime treeneritega 2018 oli meil aasta koosolek, käisime Stockholm Openit vaatamas ja vaatasime Taylor Fritzi mängu, siis kes oleks uskunud, et Taylor Fritz on top 20 mängija tänasel päeval? No ja teistest uudistest Stan Wawrinka tegi comebacki. Ka Dominic Thiem tegi comebacki. Jaa, aga ta lõppes see Covidiga. Ei, mõlemad mehed kaotsid, ei lõppenud Covidiga. Nii Wawrinka kui Thiem kaotsid esimeses ringis. Wawrinka kaotas Elias Üümerile, kellele see kaotas? See oli üks ATP 200-st väljas mees. Minu jaoks tundmatu nimi oli, kellele Thiem kaotas ka 2 setti. Aga no, mis siis? Mis siis? Tegelikult ei ole mitte mingit vahet. Pedro Cachin ka. No näed, Pedro Cachin, 220 midagi kuskil seal argentiinlane. Igatahes tennisekarussel keerleb edasi, nädala lõpus uued võitjad ja mõne aja pärast ka uued tennisejutud matšpallis. Täname külalistel tulemast, täname kuulamast. Kõik head! Nägemist! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.